Nii, tere armsad kuulajad ja vaatajad. Me oleme siin täna stuudios neljakesti. Mina Markus, Angela, Saara ja Erik Robert. Me oleme siin täna stuudios, et rääkida ühest toredast reisist, mille me tegime nädal aega tagasi. Me käisime koos Helsingis, Soomes, et osaleda sellisel toredal üritusel nagu Descend. Ja ma natukene tutvustan seda üritust, aga ma natukene küsin ühe küsimuse igalt ühelt, et kui me sellele üritusele läksime, mis olid meie ootused, mis ootustega me sinna Helsingisse läksime? Näiteks Angela. Jaa, see on väga vahva küsimus. Minul oli niimoodi, et mul ei olnud väga mingeid ootuseid. Et ma läksin sinna, sest Saara kutsus mind ja ütles, et sa tuled ja ma ütlesin, et ma tulen ja tasuta ka ja siis ma olin nagu, et no igal juhul see on kristlik üritus, nii ma uskusin, et see tuleb hea, aga ma olin nagu puhas leht, nagu ma ei olnud mingeid nagu ootusi või mingeid nagu ma uskusin, et see tuleb hea ja sellega piirdus. Jah. Ja, Saara? Ma tunnen, et ma lihtsalt tahan öelda Jumalale alati jah. Et kui ma tunnen, et Jumal lihtsalt juhatabki niimoodi, et okei, üks hetk lihtsalt see nii loomulikult läheb kuidagi ja selle reisiga oli samamoodi, et ma tunnen, et Jumal juhib ja siis ütled lihtsalt jah ja lähedki kohale. Ja ega Jumal on ju ettearvamatu ka, et lihtsalt lähed ootuses, et mida Jumal nüüd teeb. Ja Erik, kuidas sinul? No mul oli see ootus küll, et seal on siuke võimas ülistus. Ma olen, see nimi on ikkagi tuttav, see Descend. Ja mul oli ka see ootus, et ma mingil viisil ma kogen Jumalat seal. Ja Jumal ületas mu ootused. Jah, minul endal oli niimoodi, et sellest üritusest ma juba kuulsin aasta alguses. Tegelikult meil oli viiekesti, et kõik siin stuudios ei olegi täna meiega, kes olid reisil, Angeelikat enam meiega ole. Aga juba aasta alguses tegelikult juba kuulsin sellest üritusest, Angeelika jagas seda. Siis ma vaatasin, et üks kõnelejatest on selline vend, keda ma olen väga palju kuulanud hiljuti. Ja Jumal on selle mehe kaudu mulle rääkinud väga-väga palju isiklikult ja selle mehe nimi oli Francis Chan ja kui ma nägin seal kõnelejate nimekirjas Francis Chani, ma kohe minu süda läks põlema, ütlesin, ma pean sinna minema. Ma tahan sinna minna, ta on nii lähedal ka vaata meile, et ma ei ole mingit valikud. ja Jumal on tõesti tema kaudu mulle väga palju rääkinud ja tema on, ma olen teda väga-väga palju kuulanud hiljuti, et ja see oli nii imeline sinna minna. Ausalt öeldes, kui ma olen täiesti aus, kui teda seal ei oleks olnud, ma ei oleks sinna läinud. Et nagu Francis Chan, kuna ma ei tea Descendi kohta mitte midagi muidu, ma arvasin, see on lihtsalt selline suur tavaline kristlik konverents, nagu need ikka on. Et selline ülistus ja kõik selline, et nagu selle kohta ma väga ei teadnud midagi. Ja selles suhtes minu ootused olid ka üsna piiratud ja minu ainukene ootus oli see, et seal on Francis ja seal on ka teatud tuntud Ameerika ülistusbändid nagu Upper Room ja Circuit Riders, keda olen ka tegelikult palju kuulanud. Et see on nagu, ja kuidas me sinna siis nagu jõudsime, et me oleme ka sellised, mõtlesin nagu teha sellise väljakutse meie palvegrupile, me oleme ka ühises sellises palvegrupis ja tegin nagu sellise väljakutse minna koos Helsingisse, et kes oleks huvitatud. Ja me teame, et Jumal varustab. Ja Jumal ikkagi varustas nii ootamatul viisil, et algul ikka inimlikult teed igasuguseid plaane ja algul oli mul nagu selline hästi suur selline plaan teha selline suur väljasõit, et rentida buss ja minna buss täis inimesi Saaremaalt Soome. Ma tean, et kunagi Saaremaalt tehti selliseid väljasõite väga palju. Et kui Soomes oli mingisugune suur üritus, siis ikka, nagu mina saan aru, siit mindi bussiga ja buss oli inimesi täis, et minna nendele Helsingi nendele üritustele ja konverentsitele. Kunagi oli Yonggi Cho, see suur Lõuna-Korea mees Helsingis ja neid on palju veel.
aga selles suhtes ma üritasin, et äkki saaks seda jälle kuidagi sütitada, selliseid lahedaid välja sõita ja siis ma võtsingi ühendust erinevate ustlikega, kes on ka sellised bussisõitjad ja juba rääkisin ja tegin nagu ettepanekuid, tegin plaani ja kui seda ei saa, siis ma olin valmis nagu isegi bussi rentima, kui vaja, siis ma maksan enda taskust välja selle. Aga jah, lõppude lõpuks nii palju huvilisi siiski ei tulnud, et oleks nagu 10 või kuni 20 inimesega sinna läinud, et meid oli siiski 5 inimest ja meil oli väga armas ja tore seltskond, et läksime siis sellise suht nagu tavalise sõiduautoga ja olime siis, reedel läksime ja pühapäeval tulime tagasi. Ja see on kuidagi Jumal hoidis seda väljasõitu igal hakkasime sõitma ja isegi tee peal kuidagi kogesime seda ingli hoidmist, kuna me läksime usus. Ja meil on siin 2 autosõitjad ka, et näiteks Saara ei ole kunagi varem Tallinnas sõitnud, aga ta sai Helsingis sõita esimest korda. Ja Robbie ka ei ole kunagi varem Helsingis sõitnud ja see oli ka selline esimene selline sõitmiskogemus, võib-olla oli natukene pingeline, aga ikkagi seda oli näha kõrvalt vaadates, kuidas Jumal ikkagi juhtis seda. Jah, sul rool oli käes küll, aga seda oli näha, et kuidagi Jumal juhtis seda tegelikult läbi oma püha vaimu. Et see oli nii lahe vaadata ka neid pisikesed detaile ja need pisikesed osaduse, mis meil autos, olime ülistuses ja laulsime ja kõik oli nii tore. Ma annan nüüd teistele ka kohe sõna, aga ma teen natukene sellise, ma lihtsalt ütlen, mis asi see Descend oli. Ma nüüd tegin ka näiteks põhjalikumat uuringut, et mis see siis oli ja kus see tuli. Et põhimõtteliselt Descend oli sai alguse sellise Digal palveliikumise raames ja see oli ka siis mingi üritus. See oli mingi Azusa Now sündmus, mis põhimõtteliselt oli nagu inspireeritud siis selles Azusa ärkamisest. See tuli kokku siis mitmed juhid, et asutada liikumine nimega Descend. Et siis Digal oli rohkem nagu selline lihtsalt sellised koos viibimised, mis keskendusid rohkem palvele, paastumisele ja selle vaimulikule ärkamisele, nagu selle Azusa tänaval. Ja Descend nagu oma nime poolest on see, et see ongi nagu selle läkitusteenistus. Et see on nagu niimoodi, et seal on erinevad juhid on ka Andy Bird, kes on siis Youth with a Mission, siis noored missioniga, Brian Brent, kes on siis Circuit Ridersilt üks ülistusbändidest, Daniel Golenda, Christ for All Nations, Sifan, Michael Kulianos, see on Jesus Image'i sellest kogudusest, hästi populaarne, ja üks Teo Hayashi, kes oli Dunamis Movementist, ka selle missioni organisatsioon, aga see fokuseerib rohkem nagu Lõuna-Ameerikale, ja siis Todd White, kes on siis Lifestyle Christianity'st, et ta on ka väga tuntud mees, ja siis Lou Engle, kes on selle Digalist, ja ka selle Descendi eesmärk ongi sütitada noori inimesi sellisele kas siis missionitööle või kus iganes keskkonnas nad on, et seal on 5 erinevat valdkonda, mida nad tahavad puudutada, et nad jõuda rahvasteni, ülikoolidesse, keskkoolidesse, haavatavad lapsed, ehk siis sellised vaesemates riikides või kus iganes tegelikult haavatavad lapsed ja ka kohalikud kogukonnad. Et see on nagu see koht, mis selle Descendi mõte on, et aktiveerida inimesi jõudma sellisteni missioni väljadeni. Ja Jumal on loov, et selles suhtes me oleme ju kõik missionitöötegijad ja organisatsioonid, kes seda siis läbi viisid, oli siis Youth with a Mission, Christ for All Nation, kes teeb neid tulelaagreid ja hästi palju erinevaid muid asju ja hästi palju erinevaid organisatsioone, et see oli väga suur selline üritus. Varsti me näitame pilte ka. Aga ma annan natukene sõna nüüd ka teistele, et on endal hingepausi, et see on natukene Angela, sa võtke ka sõna. Et millised, näiteks autojuhtidelt, et kui me reedel läksime või kuidas te ennast tundsite ja milline näiteks, räägime reedest, alustame reedesest näiteks, kui me läksime sinna, läksime teele. Jah, ma olen Tallinnas paar korda varem sõitnud. Aga seal on palju inimesi ja siuke kiire liiklus. Elutempo on nagu palju kiirem kui siin Kuressaares. Ja see oli ikkagi pingeline. Et pidi palju rohkem vaatama siis
noh, tähele panema, et erinevaid foore ja millal rada vahetada ja ja see oli nagu üpriski pingeline, aga väga hästi saite hakkama. Mina tundsin end turvaliselt. Nii et, jah. Ja Saara sai ka oma esimese kogemus Helsingis kätte ja peale seda tuli ka selline julgus, et isegi Tallinnas sõita siis. Ja isegi Tallinnas selles omamoodi liikluses. Aga mis on ka väga huvitav asi on see, et ma ei tea, mismoodi see automehaanika käib, aga minu jaoks on see täitsa ime, et sõitsime on ju pikalt, auto oli täitsa korras, aga üks hetk, kui jõudsime kõik seal Soomes ära sõidetud, jõudsime Tallinnasse, siis panen täiega pidurit ja kuulen piduriklotsid täiega hakkavad vilisema. Siis ma olen, ei, nüüd peab jälle hakkama siis korda tegema seda, aga nüüd järsku sõidan siin Saaremaal ja kõik on jälle korras. Et tänu Jumalale. Jumal varustab ka igate moodi. Jah. Ja ma tahaksin öelda ka, et tegelikult see oli väga-väga õnnistatud reis selles suhtes ka, et mitmed meist on ka osalevad ka PLL-il ja selle kaudu me saime ka nagu sellist toetust, et selle väljasõidu osas et avatud piibliühing siis ka toetas seda reisi, et algul nagu päris suur toetus, et nagu maksta nagu pooled osalustasust ja siis pärast tuli ka siin hästi armas toetus ka Soome TV7 poolt, kes Soome TV7 siis oma järgi toetas avatud piibliühingut, et ta siis ostis tasuta piletid kõigile meile. Et see oli nii armas, et nagu selline vastutulelikkus tuli ka. Et see oli nii tore. Lisaks ka seda, et ma ise sõidan, mu auto on automaatkäigukastiga ja see auto oli siis manuaal ja see lisas veel rohkem pinget. Eriti üks olukord oli Soomes, kus me olime seal kuskil kallaku peal ja siis ma pidin sinna seisma ja siis see oli nagu eriti pingeline. See oligi reedaleks, ju. Jah, aga õnneks tänu Jumalale ei hakanud seal tagasi vajuma ja saime ilusti. Mis väga palju aitas kaasa oli see, et auto oli palveteed täis. Kõige turvalisem siis sõita, kui auto on palveteed täis. Kui paned kallakule ja see Jeesuse nimel sa püsid siin praegu. Aga näitame mõningaid pilte ka, et mul on praegu üks pilt lahti, et näitame neid pilte. Nii, siin me oleme, see ongi nüüd reede hommikune päev. Me hakkasime sõitma reede hommikul kell 6 ja see on siis, lähme praegu praami peale, see on siin pildis. Veel Saaremaal. See on veel Saaremaal, et siin on väga ilus selline hästi ilus kaader. Angeelika oli veel autos, aga jah, selline hästi ilus ja rahulik hommik oli, et saime sellise hästi menusa stardi. Nagu näha, me oleme need kunilise näoga siin, aga saime väga ilustatud. See on juba tegelikult natuke hilisem pilt, see on pühapäeval, siin on juba nagu näha, me oleme röömsate nägudega, me oleme pühavaimu täis, tuld täis, silmad säravad, silmad on tuld täis. See on pühapäevane päev, kui me tulime tagasi ja siin on kõik nüüd näha, et siin on Angeelika, Angela, Saara, Erik Robert ja mina, Markus siin ja siin oli ka meil tore osadus laeva peal. Nii, vaatame järgmist pilti. Siin olime nüüd Soomes Helsingis, kõrgel taevastes, saime näha tervet Helsingit. Enne seda käisime ühes toredas 5D kinos, kus meid pritsiti näkku veega. ja siis olime sellises Helsingi, see on see vaate mingisugune vaateratas, jah, kus me olime, et see oli reedel vist või? Ja see on reedel, jah. Et reede oligi selline nii-öelda sissejuhatus, eks ju, rahulikult, et Markus hoolitses, et me ei peaks kohe minema sinna descendile, vaid saaks esimene päev nagu vaikselt sisse elada ja välja magada, et siis me käisime seal 5D kinos ja see oli nagu treiler nii-öelda Soomes, tutvustas meile Soomet ja siis läksime vaaterattal, millest siis pilt just oli jah, see oli selline sa oled nagu kotkas, mis lendab üle Soomemaa ja läbi Soome looduse ja selline natuke see kaukartlust äratav.
et näha neid kõiki asju nii kõrgelt, seal nagu temperatuuri muutuvad ja üsna selline realistlik selline kino. Nii, vaatame, mis järgmine pilt meil on. Ahaa, see on juba laupäev. Hästi armas pilt. Siin me oleme saanud oma need käevõrud, mis need on siin. Descendi, see on siis laupäeva hommikune päev, kus me siis tuleme sellele konverentsile. Nii, ja kusjuures ma tahaksin reede õhtule tulla veel tagasi. Reede õhtul me käisime ka sellises kohas. Üks pilt on veel. See on nüüd selline, me käisime Helsingi e-hallis ja see oli nüüd selline teistsugune üritus. Nagu näha, see on Helsingi e-hall ja Helsingi e-hall on rahvast umbselt täis. See üritus on World Pentecostal Conference ehk siis maailma nelipühi konverents. Ehk siis kõik nelipühilased ümber maailma tulevad kokku ühte kohta, et saada toidetud. Ja siin oli ka üks sama Teo Hayashi siin rääkis, kes oli ka laupäeval seal üks kõnelejatest ja siis oli ka upper room või mingisugune sama upper room tegi siin ka ülistust. Et see oli ka väga tore näha ja osa saada sellest õhtusest teenistusest. Ja see oli siis kõigile tasuta, et nad siis toetasid seda Descendi, et muidu see maailma nelipühi konverents oli tasuline, aga tegelikult siis see, et nad toetavad seda Descendi, et siis nad tegid selle reedesed teenistused tegid tasuta, et kõik said osaleda siis sellest, täitsa kõik, et mitte ainult need, kes Descendile lähevad, aga kõik inimesed. Ja see oli ka väga lahe, selline, nagu Angela ütles, selline sissejuhatus, eelsoojendus. Et seal saime ka natukene olla. Mida arvatsite sellest reedesest teenistusest muidu? Ma arvan, et kuna me olime päris pikalt sõitnud ja reisinud ja eriti kui autoga sõita nii palju, siis see ikka väsitab ära, et see vajab ka keskendumist ja et aga see oli ikkagi ma kogesin midagi, ma sain midagi, et saime osa sukesest heast ülistusest ja saime täidetud. Jaa, see on eelsoojendus. Jah, sellepärast et ma tean ka ise enda kogemusest, et kui vara hommikult Saaremaalt läheb, kas või see kuskil Tallinnas või Mandrile ja on terve päeva, siis samal päeval ka konverentsil, et tegelikult ma kogen, et ma olen nii väsinud, et väga raske sellest midagi kätte saada. Ja saab küll midagi kätte, aga just see väsimus, et sellepärast ka mõtlesime juba päev varem minna, et ilusti välja puhata, magada ja siis saame värsketena minna ja saada osa Descendist ja võtta maksimumi sellest ja siis samamoodi ka siis magada ka laupäeva õhtu ka läbi, et ei pea ka samal õhtul liikuma hakkama, et ei pea nagu, et mõtted saavad olla Jeesuses, mõtted saavad olla Jumalas ja tõesti, et meie fookus oleks paigas, et muidu nagu siis üritusel mõtled, et kuule, ma hakkab juba planeerima juba tagasisõitu ja kõike seda, et nagu see mõtted lähevad lihtsalt jooksma. Et selles suhtes saime ilusti välja puhata ja välja magatud, et siis pühapäeval saime ka osa ühest, käisime ka külas ühes koguduses, hästi armsas koguduses Soomes. Me tuleme veel laupäeva juurde tagasi, kuna sellest on veel väga palju rääkida. Et seal Jumal tegi väga palju, aga lihtsalt teen sellise kokkuvõtte reedest pühapäevani. Et pühapäeval me käisime ka sellises toredas koguduses nagu River kogudus, see on seal Uusimaal, seal pastoriteks on Tomi ja Sanna Lahti, et ma olen väga palju ka nende teenistusi jälginud läbi TV7 ja ma olen pikka aega tegelikult igatsenud sinna kogudusse minna, kuna seal on nagu midagi väga erilist. Ja siis ja seal oli ka nagu selline hästi soe ja armastav selline vastuvõtt, selline kahekeelne kogudus, inglisekeelne ja soomekeelne kogudus, et seal ka oli selline püha vaim väga tugevalt liikus ja saime puudutatud ja saime hästi mõnusasti osa sellest. Aga
ma tahaksin näidata veel videot. Me ööbisime jah Helsingis armsate imearmsate juures, et Andrei ja Jaanika juures. Nad on hästi kaunis selline Soome maakoht. Saime kogeda mitmest, mul oli ka tegelikult, kui see oli esimene kord niimoodi olla nagu reaalselt nagu sellises Soome mõnusas maakohas, selline kus on hästi ilusad kaadrid ja kuskil tund aega Helsingis sõita ja sõida seal tund aega ja näe neid ilusaid kaadreid ja täitsa nagu siin on mitmed kunstnikud nagu kunstikallakuga oskavad eriti seda asja hinnata. Et selles suhtes, et see oli väga, väga ilus. Aga eriti peale nagu teenistust ka, siis vaatad imeilusat maastikku ja lihtsalt hakkadki nagu nutma reaalselt ilus, mida Jumal on loonud. Amen. Et see oskagi midagi nagu öelda, et just vau! Et see, kui me sõitsime ja et see oli nii ilus. Et hästi-hästi armas Andrei ja Jaanika, et kui nad vaatavad, siis me väga tervitame või kuulavad, et nad olid nii armsad, hästi soe vastuvõttel ja tundsime nii hästi ennast seal. Täitsa selline hoidmine ja selline armastust. Armastust oli igal pool kogeda. Ja selline Jumala armastus, eelkõige Jumala armastus on ju reedelgi me olime selle autoosaduses. ja kus iganes me olime, et selline kõik see hoidmine ja kõik oli nii, vaata, kui me Jumalaga koos lähme kuskile, siis kõik läheb nii sujuvalt, sa koged, et sa oled isa peopesas, ta hoiab sind, ta kaitseb sind, ei pea millegi pärast hoolitsema. Et see ongi see, et sa saad tõesti oma pea panna isa rinna najale ja tegelikult tema on see, kes juhib ja hoiab ja kaitseb meid. Aga ma tahaksin näidata ka jälle ühte toredat videot. Ma teen selle lahti, kas ma leian selle ülesse. Ja ma tahaksin näidata ühte toredat videot veel, et mille tegi Jaanika. Vaatan, kas me selle video saame ka pildile panna. Nii, okei. Nii, selle tegi Andrei ja Jaanika. Muidugi siin on soomekeelne tekst, aga see on hästi toreda sellise kokkuvõtliku video tegi sellest laupäeva õhtust. Ja panen selle nüüd käima. Siin on meid ka näha. Finland has been known as one of the greatest missions on the planet per capita. I meet Finnish missionaries and their work all over the world. I'm so excited and carrying the banner of Christ to the world from the nation of Finland. I want to This is amen. This is amen. Grow over time. We are so grateful that you came for the Send Finland 2025. Morning too, and the day after that, until the very last breath of your life in Jesus' name. Well, who we have in here? Meil on Robert ja Anksu ja Andre ja Marku. Ja kuka täällä on? Jee! Meil oli tore õhtu siin. Jah, et see on selline armas video, mille Jaanika pani kokku, et natukene soome keelt ka. aga see tõi nii ilusti esile selle mingi pidi ka selle õhustiku seal. Ja selline tore. Me olime seal ülistuses. Ma ei teadnudki, et Andrei seal võid filmist, ta tuli kui üllatusena seal. Aga me olime täitsa nagu, seal oli täitsa selline laupäeva, see hilisõhtune teenistus ja me olime täitsa vaimu täis. Ja pärast me saame natukene sel teemal ka jagada, mida me kogesime. Nii, aga igastahes ma nüüd puudutan jälle seda laupäevast teenistust. Natukene räägin, et millised kõnelejad seal olid ja ma natuke nüüd tegin eeltööd ka, et nüüd ma tean täpselt, kes inimesed seal olid.
et mitte ainult Francis Chani et seal oli selline mees nagu Andy Bird, tema on siis Youth with a Mission üks tegevjuhtidest üle maailma ja Youth with a Mission on siis maailma üks suurimatest sellistest missioniorganisatsioonidest, kus nad siis varustavad noori inimesi missionitööle. Ja nendel on hästi palju erinevates regioonides on selline oma koht, et on näiteks Norras on oma, siin oli ka näiteks Norra regiooni juht, Soome regiooni juht Henri Hirmunen ja siis oli ka Christ for All Nations inimesi oli seal ka oma jagu. Andy Bird oli, siis oli Rick Warren, selline ka Ameerika pastor. Tema oli selline mingi hästi suure megakogudus, mis on aga väga suur selline kogudus, Baptisti Saddlebacki koguduse rajaja Californias, Lake Forestis. Ja siis alates 2022 aastast siis see mees tegutses ka selliste Finishing the Task nimelise missioni koalitsiooni tegevdirektorina. Siis oli selline inimene nagu Peter Lewis, tema on nagu Braveheart Ministries, see on ka selline missioni ja kõik, ma panin tähele, et kõik need erinevad organisatsioonid, need on mingi määral nagu missioniga seotud, et kõik need ka need ülistusbändid, Circuit Riders, kus juures on missioniorganisatsioon, seda ma ei teadnudki varem, ma teadsin, et Circuit Riders on see bändi nimi, aga Circuit Riders on selline missioniorganisatsioon, et inimesi ja eriti noori kuidagi varustada näiteks ülistusteenistusse ja seal on ka siis Circuit Riders Music, mis on väga populaarne, et noored väga teavad, siis Andreas Nordli, kes oli siis Norra regiooni juht, siis oli Sanna Stolberg, selline Soome tüdruk, ta on selle Gary DeLove, selline üks tegijatest ja huvitav see Sanna Stolberg, ta oli varem ka nagu mingisugune näitleja nagu Soomes, aga jumal sai ta järelikult kätte ja nüüd ta teenib Jeesust mitte enam seal filmil, aga siis oli Teo Hayashi või Teofilo Hayashi, kes oli ka reede õhtul rääkis, kellest me saime osa. Tema oli selline Brasiilia missionär, selline Brasiilia selline ja ta oli selle Dunamis Movementi rajaja, ta on ka pastor ja selline pastorite poeg, et selline üleilmne et see Dunamis Movement on selline üleilmne kogukond, mis keskendub sellisele pühaimu tööle, siis on ka sellisele üldse nagu sellisele ülesehitus, selline missioniorganisatsioon ja siis muidugi Circuit Riders, millest ma just mainisin, ja siis Upper Room ja Altari, mis on nagu selline Soome ülistusbänd ja ma natuke tegin uuringutööd ka selle Altari kohta, et see on ka missioniorganisatsioon, aga nende nagu fookus on ka jällegi see ülistus, et nende ka mingi ülistuskool ja see nagu, et sütita noori, kellel nagu selle ülistus põleb südames, kristlikel noortel põleb sinna ülistusteenistus südamele, nemad siis nagu on siis sellise kallakuga. Et hästi palju erinevaid kallakuid, on siis ülistusmission, siis on sellised hästi palju erinevaid asju, kui on koolimission, et see mission oli selline läbiv teema ja selline läkitamine, selline läkitus ja ülilahe oli. Et aga jah, et see on nagu selline ülevaade nendest kõnelejatest ja siis muidugi Francis Chan, tema puhul tahaks veel pärast pikemalt peatuda ja tahaks näidata ka pärast ka mõned klipid ja videoklipid sellest, kui Francis Chan rääkis, et tema on siis ka Californias pärit, tema on ka üks selline maailma kõige tuntum ja hästi erakordne evangelist, ta oli Cornerstone Churchi pikaajaline pastor ka Californias ja toon esile ühe väga huvitava fakti. Ja Francis Chan on ka Crazy Love Ministries see üks tegelane, et on selle Crazy Love Ministries rajaja ja tal on ka selline aga igastahes see kogudus, see Cornerstone Churchi kogudus oli niimoodi, et selles koguduses oli nii suur selline armastuse väljavalang, et kui ta naksid see kuidas ja mille poolest see kogudus oli tuntud, oli selle poolest, et nad tühjendasid lastekodusid. Et see oli nagu väga huvitav asi, et nagu massiliselt ka koguduse liikmed ja perekonnad lihtsalt nagu otsustasid võtta nagu armastuses lastekodust näiteks ühe pereliikme juurde ja lihtsalt lapsendasid kedagi.
ja selle asja poolest nad olid tuntud seal Californias, et see on see kogudus, kes ühendab lastekodusid. et see on nii huvitav, lahe näide, mida Jumal teeb. Et see on nagu siis selline aga räägi ka, mis teie muljed olid nagu näiteks laupäeva näiteks esimesest poolest? Esimesest poolest oli selline, see oli nagu, no esimene pool oli ka selline nagu selline ülistus ja selline, et inimesed nagu saavad kuidagi sisse elatud ja siis oli nagu see Soome ülistusbänd ja kes seal algul kõnelejad olid, ma pean vaatama. Esimene pool oli rohkem nagu selline, see Sanna Stolberg oli, Andreas Nordli vist rääkis seal natukene, Henri Hirmunen, kes on siis selle Noored Missioniga Soome regiooni juht ja siis oligi, see oli rohkem selline ülesehitus selline, et kuidas teil nagu oli muidu? Oli midagi? Jaa, ma ütleks ka, et see oli väga, nagu sa oled välja toonud, et väga missioni nagu temaatiline, mis on hea ja seal oligi selline vabadus, lahe oli näha, kui palju noori nagu on ja meid ja selline vaba ja ülistus oli pikalt, et see oli lahe ja et jaa. Tõesti, kristlikel üritustel on, et sa kõnnid ringi ja sa vaatad inimestele silma ja kuidagi nagu mingisugune teine silmavaade on inimestes, et sa nagu tunned ära, et neil on, või et meil on ühtne vaim. Isegi kui ei ole nagu, ei tunne, enne ei tunne pärast. Ja see on tõsi jah, et silma lähevad särama. Silmad säravad kohe, jah. Aga ma küsin huvitav küsin, mis oli lemmikhetked üldse sellest reisist? No, ma ei tea, kas ma läheme ajas edasi. Võime, jah. Okay. Võime igastahes näitame mõninga videosid ka sellest, aga näitame näiteks Robi näiteks. Angela siis saab küll ma räägin, jah. Minu jaoks terve see laupäevane päev, kui me seal olime praegu tagasi mõeldes, ma olin nagu pilves. Ma olin lihtsalt siuke Jumala armastus voolas ja siuke ligiolu ja nii et väga raske nagu terves sellest nädalavahetusest midagi välja valida, aga mu lemmikhetk oli tegelikult see, kui me koju sõitsime. Esiteks sellepärast, et ma teadsin, et ma saan varsti magada, sest ma ei maganud väga korralikult, aga peamiselt sellepärast, et kui me hakkasime Kuressaarde jõudma, siis me kuulasime ühte ülistuslaulu. Kõik olid väsinud. Ma olin ka täiesti väsinud. Ma vaatasin aknast välja. Ma ei kuulanud, mis seal laulus, nagu, mis need sõnad on. Ja siis lihtsalt püha vaim tuli nagu. Ta puudutas, me hakkasime selle naerma. Ja see oligi minu jaoks kõige erilisem ja lemmikumaid hetki, sellepärast, et ei olnud, kuskil ei olnud mingit tuntud ülistusbändi või ei olnud mingit võimsat ülistust, keegi palvetanud, see lihtsalt mina ja Jumal. Ja see tegi vaatamata kõik, mida ma kogesin seal üritusel, see tegi selle nii palju erilisemaks, et see oli ainult mina ja Jumal. Ja kui ma lõpuks, kui ma korteri uksest sisse astusin, siis oli lihtsalt siuke wow-moment, et mis just juhtus. Nagu üldse nagu terve selle ürituse ma nagu mõtlesin, et mis just juhtus. Ja see oli lihtsalt kirjeldamatu. See, mida Jumal teeb ja mida ta tegi, seda on võimatu kirjeldada. Ja ma lihtsalt armusin sügavamalt Jeesusesse. Ja selle tõttu ma tahan teda veel rohkem. Halleluuja. Selle jutu jätuks ma tahaksin panna ühe ülistuslaulu käima, mängime see algusosa 3 minutit, et mängime Circuit Ridersi ühe laulu sellest üritusest, et äkki saame selle panna nii, vareme selle nüüd käima, nüüd peaks olema see Circuit Riders.
praise your holy name. Be lifted high, high upon our praise. Jesus, magnificent one, Father, Spirit, and Son, we praise you. You drank the cup, you drank the cup, you took the wrath for us, you spilled your blood, the Father's only Son, for me. They nailed you to a tree, and now I've been set free. I am free indeed. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. Glory and power belongs to the Son of God. And glory and power belongs to Him. Oh, sing, Lord, I praise. And Lord, I praise your holy name. Be lifted high, high upon our praise. Jesus, the magnificent one, Father, Spirit, and Son, we praise you. You drank the cup, you drank the cup. You took the wrath for us. You spilled your blood, the Father's only Son, for me. They nailed you to a tree. Now I've been set free. Oh, I am free indeed. Yes, sing all the glory. All glory and power belongs to the Son of God and no one else. All glory and power belongs to Him. Sing all glory, all glory. Nii, tere jälle, nii. Siis oli see Circuit Ridersi selline üks laul. Ma tahaksin ühte asja ka veel rääkida, et nii tore oli näha sellel üritusel nii palju eestlasi. Et see oli tõesti väga palju eestlasi, oli hästi palju oli eestlasest noori ja selliseid ka koguduse töötegijaid, et see oli väga julgustav näha Helsingis nii palju eestlasi. Et ja üks asi, mis mulle ka väga meeldis selle ürituse puhul, oli just see vabadus, et seal oli selline lippudega tantsimine, kes iganes tahab minna lippudega tantsima. See vabadus oli isegi mitmed Eesti noored läksid sinna lippudega tantsima ja seda oli nii armas nagu vaadata ja näha. Aga nii, liigume edasi ja nüüd läheme põneva asja juurde. Kõik on põnev asi, kõik on põnev, aga see on eriti põnev. Et räägime nüüd Francis Chanist. Nii, vaatame nüüd Francis Chanist. Nii, aga jah, ma natukene teen ühe sellise sissejuhatus ka selle Francis Chanile, et kuidas ta seda alustas. Et Upper Room tegi seal ülistust ja me olime seal ka, läksime täitsa lava juurde ja olime ülistuses, nagu Robbie ütles, nagu läksime nõus on ülistusmuusika video sees. aga jah, et see nagu Francis Chan, tema, kui ta tuli sinna ja hakkas rääkima, et see oli kuidagi nii teistmoodi, et ta oli seal põlved maas, pisarates, kuidagi aukartuses Jumala ees. Ja andis ennast täielikult üle Jumalale, et see, mida ta räägib, et see tuleks otse Jumalalt, otse nendele inimestele, kes seal on, kes kuulevad, ja see tuli otse pühast vaimust, see tuli otse taevast selline sõnum. Ja ta ütles alguses ka, et ta ei taha nagu, me ei vaja enam, ta ütles, et ta ei taha nagu
rääkida nagu mingit ilusat juttu või mingit tarka juttu, vaid et inimesed, kes me siin täna oleme, päriselt kogeksime Jeesust, päriselt kogeksime Jumala armastust ja päriselt nagu saaksime aru, milline positsioon meil on isas ja kuidas isa meid armastab ja kuidas isa meid vaatab, et nii poja või tütrena, et Jumala lapsena. Et terve see, ma soovitan vaadata seda, tema jutlust, see on seal lõpupoole selles salvestuses, Descend YouTube'i salvestuses, see on pool tundi, ta räägib, aga ma olen seda juba nii mitu korda juba vaatanud üle ja iga kord Jumal kõnetab jälle uuel moel, uuel viisil ja see on nii vägev ja pärast ma näitan ka mõningaid ka videoklippe selles, kui Francis Chan seal räägib, natukene algusest ja siis, kui ta rääkis just Johannesest. Ta rääkis ka sellest, kuidas alati, nagu kui ta on ka palju nagu piiblit lugenud ja uurinud ja ta on öelnud piiblitegelast üle, et ma tahaks olla nagu Eelia. Eelia, kes nagu kutsub välku või taevast või suleb taevaid või Mooses, kes laotab veed või kes iganes, Paulus või aga Johannes, ta pikka aega ta ei suutnud nagu, aga nüüd, kui tal tuli selline arusaamine, nüüd praegu, kes ta tahaks kõige rohkem olla, on see, et tahaks olla Johannes. Tahaks olla just see jünger, keda Jeesus armastab. Ja pikka aega tal oli ka selline teema, et nagu ta ei saanud aru Johannesest. Et mis mõttes keegi ütleb, et mina olen see, keda Jeesus armastab. Ja see oli talle nagu kinni, aga see tuli talle nagu, läks talle nii lahti, aga praegu tahabki olla just see, nüüd ta tahab olla praegu Johannes, tahab olla just see, kes paneb oma pea isa rinna najale. Et see on see, mida tahab teha, see on see, kes ta tahab olla. Ja tegelikult me igaüks, see on kõige parim koht, kus olla, et olla selles positsioonis, et me saame tõesti oma pea panna isa rinna najale ja et ta hoolitseb meie eest niimoodi. Ja siis ta kutsus oma tütre lavale, Elli, selline noor tüdruk, paar tütart oli ka kaasas, ja kutsus oma tütre lavale. Ja seal ta hoidis ta tütar oli seal oma isa rinna najal niimoodi ja Francis hoidis oma tütrest kinni. Ja ta küsis, kas meie suhe Jumalaga on samasugune nagu see siin praegu. Ja ta tütar hoidis oma seda pead isa rinna najal pikka aega ja küsis, kas teie palveelu näeb selline välja. Ja sellel ajal, kui see midagi juhtus, ise kogesin ka nagu südames midagi juhtus, nagu mingisugune asi läks nagu lahti. Et selline armastuse puudutus. Ja see pärast oli ka rööm ja Angelal nagu eriti, aga Angela võite ka rääkida natukene sellest. See oli lahe. Ja see oli, kui Markus rääkis, et ta teadis Francis Chani, tema pärast ta läkski sinna, eks ju, siis mina läksin sinna, sest et Saara kutsus. Ja ma olin nagu tõesti nagu avatud leht või selles suhtes, aga ma mäletan ka väga elavalt seda hetke, kui Francis Chan siis tuli sinna lavale, mina ei teadnud, kes ta on, ma ei teadnud mitte midagi. Ainuke asi, mida ma teadsin, oli see, et kui ta oma silmad lahti tegi, ma nägin Jeesust seal. Ja see oli see, mis nagu pani nagu püha vaimu mu sees nagu puperdama. Ja ma nagu tundsin, et ja täpselt nagu sa ütlesid, kõik muutus. Ja muutuski, et enne oli hea, aga siis läks nagu sügavaks. Me nagu läksime nagu sügavamale ja siis oli püha hetk. Ja täpselt nagu sa rääkisid ja kirjeldasid seda piltlikku hetke, kuidas ta väljendas siis seda kuidas isa armastab meid ja kuidas ta tahab olla meie lähedal ja et me saaks toetuda tema najale. Ja see oli nii püha hetk. See oli tõesti nii püha hetk, et sa ei saa valetada see hetk. Sa ei saa end ümber veenda see hetk. Ja ta küsiski, ja nagu sa ütlesid selle küsimuse, ja ta küsis ka seda, et kas te teate, kas te olete veendunud 100%, et teie isa armastab teid. Nagu
ja mu peas käis nagu ratas, et noh, ma olen kristlane, ma kuulen seda päevast päeva kogu aeg, ma tean, mu vanemad on kristlased, ma tean seda. Aga kas ma olin veendunud, 100% veendunud. Ja ma kujutasin ette, kui nagu looja oleks minu ees praegu. Kas ma jookseks ta rinnanajale? Või ma paneksin pilgu maha? Ja ma tundsin, et ma paneksin pilgu maha. Ja siis ta ütles ka, et palun tõuske püsti need, kes vähegi kahtlevad. Ja ma tõusin ja ma lihtsalt hakkasin nutma. Ja sest et see oli nagu nii eriline hetk. Ja ta ütles ka, minu meelest enamus tõusib püsti, ikka rahvas oli püsti. Ja ta ütles ka, et tal on nagu põnevil, et ta saab meie pärast palvetada. Ja samal ajal see murrab ta südant, et kui palju siis nagu meie täiusliku isa nagu süda murdub, kui ta näeb, et me ei ole, meie, kes me oleme tema lapsed, ei ole veendunud tema armastuses. Ja ma lihtsalt kogesin enda sees ka seda, et Jumal on mind ikka ja jälle aidanud ja ma olen pühat vaimu kogenud ja ometi ma nagu kahtlesin see hetk ja kui ta nagu tegi selle palve, ja siis ma nagu tundsingi oma sees, et ma lihtsalt palvetasin, Jumal, ma nagu tahan tahan lihtsalt kogeda sinu armastust, ma tahan olla veendunud sinu armastuses, palun raputa mind ja mõtlesin seda nagu vaimses mõttes, palun raputa mind. Ja ma oleksin veendunud sinu armastuses ja kõik mu ebakindlus ja kõik see lihtsalt kaob, sest ma tahan ainult sind, isa. Ja kohe, kui ma seda mõtlesin, nagu ma jõudsin paar pisarat enne valada, ja kohe, kui ma seda mõtlesin, ma tundsin, kuidas Jumal oli, no nii, tahad raputatud saada, nüüd sa saad raputatud ja oi, kuidas sa saad raputatud, sest ma olen täiuslik isa ja ma tahan, et sa teaksid ja oleksid veendunud ja kõige taevalikusemas ja kõige imelisemas mõttes ja see oli nagu nii võimas, ma hakkasin naerma ja lihtsalt rööm tuli mu üle ja see püha vaim ja nagu ma varem ka pühat vaimu kogenud ja võib-olla inimesed, kellele tundub võib-olla hirmutav see värisemine ja naermine ja tapikene, mis inimesed mõtlevad, siis see on nagu nii oluline teada, et ta on täiuslik isa, ta ei alandaks sind ja see hetk mul oli nii suva, mida keegi arvas minust, mul oli nii suva. Ja ma olin lihtsalt nagu Jumal. Ma olen sinu ees. Ja ta lihtsalt tuli ja see naer ja see püha vaimu kogemus on nii püha ja eriline ja kallis. Aga kõige kallim oli minu jaoks see, et ma tõesti veendusin, et Jumal armastab mind. Ja see on nagu, see tundub nii, ma ei oskagi, nagu seda ei saagi sõnadega kirjeldada, sest see on nii võimas. See on nii võimas. See on nii võimas. See on nii, nagu see ongi nagu, ja see oligi naljakas, et enne oli kogu see missiooni teema ja ma tundsin nagu, et Jumal, ma tunnen, et sul on nagu eriline kutse mulle. Ma tean, et sul on. Sa oled mind kõnetanud. Aga ma ei ole nagu saanud kindlat asja, et ma läheksin missionile, et selle eelnevalt siis nagu kutse, kes tunnevad on missionärita nagu kuhugi minna. Ja ma tundsin, et mul nagu ei kõnetanud see, aga ma teadsin, et nagu et mul on kutse ja ma olingi nagu Jumala ees, et Jumal nagu, ma tahan sulle jah öelda, aga nagu ma ei tea, millele ma jah ütlen, nagu kuhu ma lähen. Ja siis pärast siis tuligi see nagu see hetk ja see püha hetk ja siis ma mõtlesin, et vau, et Jumal lihtsalt tahab, et ma teaksin, et ta armastab mind. Ja see on nii hea ja nii eriline. Ja see oli, ja kui me sealt nagu, see oli nagu siuke surakas ja nagu sa ütlesid, see oli siuke tunne, et sa ei pilves, ma olin nagu ma olin ka see oli nagu see oli nii võimas ja et kui me nagu peres siis nagu ära sõitsime ja vaatasime neid kauneid siis Soome looduse vaateid ja siis ma ka lihtsalt mõtlesin, et see oli see oluline hetk. Ja, aga kui Jumal midagi alustab, siis ta annab ikka palju. Nii et sealt tuli veel
Wow. See oli tõesti, see oli imeline. Ma mäletan, Angel ka minu kõrval, Saara ja minu vahel. Ja ma nägin ka täpselt, kuidas see toimus, on ju see murdumise hetk ja siis tuli selline pühaimu rööm ja mul samamoodi oli ka, mul oli ka kuidagi selline kogemus hästi suurt vabastust. Aga siis oli jälle ka, et Angelal sai nagu, kuidas ma kirjeldaksin, oleks niimoodi, et nagu mingi välk taevast tabas Angelat. Nagu mingi kõige võimsam välk taevast, mis nagu pani nii voolu täis seda. Nagu reaalselt oli voolu täis. Ja ma tundsin ka, ma panin sõrmed pistikusse nagu. Kui ma kirjeldasin oma väiksele vennale, siis ma panin sõrmed pistikusse, ma ei oska muud öelda. See oli nii lahe. See oli nii vägev, et see oli selline meie saime ka osa sellest, on ju, et see kuidagi kandus üle, see pühaimu vool, see kuidagi kandus üle meile seal, kes me olime. Me näitasime ka seal ühte pilti, kus me seal ülistuses käed üleval. See oligi see sama ette tegelikult, mis me oli sellise pühaimu voolu sees. See tabas Angelat, aga see kuidagi see pühavaimu, see elekter see tabas meid teisi ka tegelikult, et just sellise röömuga ja sellise ülistusega. Ja huvitav oli see, et kuigi sa said, pärast seda kirjeldasid, on ju, et sa arvasid, et kõik said osa sellest. Ma olin nii veendunud, ma mäletan, ma mingi hetk nagu, ma olin nagu nii keskendunud ja ma ei tea, lõpupoole, ma just korraks tegin silmad lahti ja siis ma olin veendunud, et saal on täis selliseid hulle. Eks ma olen ainuke. Nagu, okei. Nagu ma tean nagu, et püha vaim liikus ja keegi võis olla totaalses vaikuses põlvili Jumala ees ja keegi võib-olla ei märganud teda niimoodi, aga ta võis nagu kogeda veel võimsamalt Jumalat, et nagu me ei saa nagu Jumalat kasti panna, aga mina olin veendunud, et kõik on siuksed hullud ja kukuvad seal tribüünist alla peaga. Ja pidime Saara kinni hoidma. Ma olin saanud, et paigal hoida ja mäletan ja mõlemad kummagi pool ja aga inglid hoidsid. See oli vägev. Jumal on täiega äge. Ja mis ka Francis Chan tõi välja ühe peatüki Efeslaste 3. 14. salmist. Ma loen selle ette, et see kuidagi nagu võtab väga hästi kokku ka selle, mis seal toimus. Ja siin see on siis. Sellepärast ma põlvitan isa ees, kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime, et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest. Et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses. Et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega, võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda. Temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni. Amen. Siin on nii palju sees. Ja ta ütles ise ka, et seal on lihtsalt nii palju sees, et sa võiks seda nagu ainult lugedagi ja sealt niivõrd palju ammutada. Aga kas või see, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses. See oli nagu üks juurdumise ja kinnitumise hetk. Ega vahet pole, kus kohas sa oled, on ju, suured üritused on toredad ja niimoodi, aga et oleks see kohtumise koht Jeesusega. Ning nii eriline asi on see, et kui siin ütleb, et ning ära tunda Kristuse armastust, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus. Nii et see reis oli ka omaette nagu selline, ma tunnen, et vaata, me inimestena oleme kõik väga erinevad, aga just see teebki nii ägedaks ka, kuidas ma seda kirja kohta näen, et
Jumal toob meid kokku ja tema nagu näitab siis oma laiust ja pikkust ja sügavust, see ongi nii eriilmeline, aga kõik on nii vajalikud. Just, jah. Kristuse ihus. Ma näitan veel mõninga pilte ja siis ma tahaksin näidata ühte lühikest videot Francis Chanist ja just sellest asjast, millest me rääkisime, aga ma panen mõned pildid ekraanile. Nii, siin on see Francis Chan, kes räägib nagu alguses. Nii. Ja ma tahaksin rääkida ka Francis, jah, siin me rääkisime veel, siin on see, kui ta kutsus oma tütre sinna lavale ja sellest ma tahaksin näidata ka ühte veel videot ja mida ma kohe näitangi. Et siis üks oli see pilt, mis see Andy Bird või kes see on. Tema kutsus ka nagu noored pölvitama Jumala ette, et anda oma süda Jeesusele. Et tegelikult hästi palju noori tuli sinna, see terve see Helsingi halli see alumine osa täitus nagu noortega, kes panid oma pölved maha. Et siin on see väikene osa selles, mida me näeme, aga siin oli väga palju noori, kes pölvitasid ja andsid oma südame Jeesusele täielikult üle. See on hästi armas selline alistumise koht, alistumise pilt. Ja siin ongi see, kus me oleme püha vaimu voolangu sees. Tuleme vaimu täis. Et see on nagu üks selline pilt. Aga ma tahaksin nüüd näidata seda videot ja nii, ma nüüd otsin selle koha ülesse. Ja kui see Francis Chan kutsub oma tütre lavale, nii, ja see ongi see koht, millest Angela ja me nüüd rääkisime, mille kaudu tuli selline vabastus ja midagi juhtus, midagi läks lahti, midagi vabanes. Vaatata, ma nüüd vaatan, kus see siin täpsemalt oli, see on siin lõpupoole natukene. Ja. Okei, ma panen selle video nüüd käima. Panen panen selle käima. Mutta nyt mä oon tässä vaiheessa, missä mä ajattelin, että jos mä voisin tehdä jotakin. John put his head on Jesus's chest. Johannes asetti päänsä Jeesuksen rintaa vasten. He put his head on God's chest. Hän asetti päänsä Jumalan rintaa vasten. How secure do you need to be to know that here is the judge of the universe and I can put my head on his chest? Kuinka varma sinun tuleekaan olla, ajatella, että tässä on koko universumin tuomari, mutta minä voin asettaa pääni hänen rintaansa vastaan. Because I'm the disciple whom he loves. Johannes sanoi, että hän oli se apostoli, opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. I'm going to ask my daughter, Ellie. I brought a couple of my daughters. Minä pyydän tytärtäni Ellie, että tänne. Just have Ellie come up. Ellie is almost 21. Ellie on melkein 21V. See jalatsi osa oli nagu, jalatsi oli küll nagu missiooni, jalatsi oli. We talked about a holy God. Me puhuimme pyhästä Jumalasta. In all of his glory. Kaikessa hän kirkkaudessa. I just want to ask. Mä haluan kysyä. Does your relationship with God look anything like this? Näyttääkö sinun suhteesi Jumalan kanssa yhtään tämän kaltaiselta? Is this what it looks like when you pray? Kun rukoilet, niin näyttääkö se tältä? There's a holy God of glory. On pyhä Jumala kaikessa kirkkaudessa. But the Spirit has revealed to you how much he loves you. Mutta henki on ilmoittanut sen sinulle, kuinka paljon hän rakastaa sinua. And how badly he wants to just draw you close and hold you. Ja kuinka paljon hän haluaakaan vetää sinut itseään lähelle, pitää lähelle ja rakastaa sinua. Are you confident in God's love for you? Oletko vakuutettu tästä Jumalan rakkaudesta sinua kohtaan? I know you believe in him. Tiedän, että sinä uskot häneen. But do you believe in his love for you? Mutta uskotko hänen rakkautensa sinua kohtaan? Are you secure in this? Oletko turvallisesti tämän rakkauden ympäröimä? It's when you can do this with God. Ja silloin kun voit tehdä tämän Jumalan kanssa.
that you can truly say, give me Jesus. Ja voit sanoa, että todella, että anna minulle Jeesus. You can have all this world. Että voit ottaa koko maailman minulta pois. Just give me this. Mutta kunhan annat minulle tämän. To be loved by God. Että saan olla Jumalan rakastama. Secure in Him. Varmana, vakuutettuna hänessä. Then to spend the rest of your life telling people how wonderful it is. Ja käyttää koko loppuelämäsi kertoaksesi muille, kuinka ihmeellistä se on. To know the love of Christ. Tuntea Kristuksen rakkaus. That's beyond comprehension. Joka on meidän ymmärrystämme ylempänä. See, none of you, I don't think, could understand how much I love Ellie. En usko, että kukaan teistä voi tietää ja käsittää, kuinka paljon mä rakastan Ellietä. Some of you parents probably could understand it. Ehkä osa teistä, jotka olette vanhempia, niin voitte ymmärtää sen. But the Bible says the love that God has for you. Jah, et se oli se osa. Se oli nüüd selline osa, kus just nende mõne minuti ajal, kui Francis kutsus oma tütre ja ta just rääkis sellest isa armastusest ja kas meie suhe Jumalaga näeb selline välja ja nagu siin mida Angela rääkis ja kõik see, et tegelikult sellel ajal juhtus meie grupi ärkamine. Et meie grupp midagi nagu juhtus, midagi nagu läks lahti, mingi vabanemine toimus. Ja see oli Jumala töö. Et see oli täiesti pühast vaimust juhitud, et see, et Francis niimoodi lavale kutsus ja me saime tõesti kogeda nagu sellist üleloomulikku rõõmu. Tegelikult me kõik. Et selles suhtes ja siis oli järgmine pühapäevane päev, kui peale sedagi kui see Descend üritus sai läbi, et see oligi 10 tundi oli sellist non-stopi teenistusi, et ainult üks pooletunnine paus oli, et see, aga muidu see oli nagu non-stop selline 10-tunnine teenistus põhimõtteliselt. Aga see ongi püha vaim nagu on kohal, siis see ongi hea, et ei vajagi rohkemat. Aga jah, et pärast siis tuli siis pühapäevane päev, et meil oli natukene veel aega pühapäeval ka, et me tulime siis 15 laevaga tagasi Helsingist koju, et meil oli aega külastada ka ühte kohalikku kogudust. Me siis läksime külla River kogudusse, mis oli seal Uusimaal ja see oli ka väga vöitud teenistus ja läksime siin, olime seal esimest korda ja hästi siin armastav ja soe vastuvõtt oli selles koguduses ja selline saime natukene sinna tuld edasi viidud ja seal oli ka jälle püha vaimu puudutus väga tugevalt, et pärast kutsuti ka eespalvele, me läksime ette ja saime ka jälle pühas, selline väga sellest püha vaimu rööm ja naer tuli jälle ja teised said ka nakatatud sellest, et seal teised hakkasid ka nagu pühas vaimus naerama ja sinna rööm tuli ja see Tomi, kes on selle River Helsingi Uusimaa koguduse pastor, kes ta teenistus seal, 10 algas see ja ta ütles, et nagu püha vaim nii tugevalt liikus seal, et ta ütles, et siin olge valmis, siin võib nüüd alata loomulik ärkamine. Ja mulle meeldis, see oli nii spontaanne, et selles suhtes ja see oli nii lahe vaadata sellist vabadust ja sellist spontaansust ja see on tore, hästi armas kogudus, et Angela saab ka jagada sellest midagi oma. Jaa, saan jälle jagada. Jaa, mul on varasemalt ka olnud pühavaimu kogemusi, aga tihtipeale need on jäänud nagu üks päev, üks õhtu, üks öö. Aga Jumal tahab kogu aeg anda, Jumal on helde. Ja niipea, kui me läksime sinna, ja nagu Markus ütles, hästi soe vastuvõtt oli, hästi armas oli. Ja kui me läksime sinna saali ja ülistus hakkas, siis ma nagu kogesin, kuidas nagu püha vaim tahtis nagu tulla, nagu võtta üle ja ta on nagu gentleman, ta koputas, ma tahan tulla. Ja ma nagu tule! Ja see oli nagu nii ilus, et ta jälle nagu ma hakkasin naerma, ma kogesin seda rõõmu ja et see oligi nii lahe, et ma ütlesin Jumalale, et raputa mind nagu ja ta raputas mind ka füüsiliselt ja see oli nagu nii nagu ilus ja
siis ma hakkan kuulma, et kuskil keegi veel naerab, et ma tean püha vaim, ma tean. Ja see oligi nii lahe, et ülejäänud teenistus, kui keegi mainis püha vaim või rööm või ma nägin sõna rööm või luges midagi piiblist, siis ma lihtsalt kaotasin nagu kontrolli, nagu see oli nagu nii püha, ma lihtsalt kogesin füüsiliselt ja vaimus, kui püha see on, nagu kui püha on need sõnad, mis me välja ütleme ja kui suur vägi seal taga on ja see oli lihtsalt nii võimas. Ja nii, et ma seal olin väga, väga rõõmus ja ma mäletan, ja ma väga, ma ei olnud kõige adekvaatsem just ma ei natuke filmas ja siis ma ei kuulnud kõike, aga nagu jah, need sõnad ja siis Angeelika sosistas mulle, ma ei mäleta isegi, mida ta sosistas, aga ta ütles korra hetkeks püha vaim ja ma olin sest et ma olin halleluuja. Püha vaim. Ja siis, ja see oli väga püha, aga üks hetk ikkagi nagu ma rahunesin maha ja selline ikkagi inimene ja siis ja ma olin ka ikkagi päris väsinud sellest ja siis, kui pastor jagas, siis oli nagu rahulik, nagu üldse saal ja kõik inimesed olid nagu rahulikud ja mul tikkus ausalt öeldes ka uni peale ja mitte sellepärast, et see, mis ta rääkis, ei oleks olnud põnev, ta rääkis, kui oluline on ettevalmistusaeg ja ma tean, et see oli nagu mulle ja paljudele teistele ka, aga ma teadsin, et Jumal tahtis mind ka väga kõnetada. Aga ma olin väga väsinud füüsiliselt ja siis oli siuke rahulik hetk. Aga ta rääkis väga-väga olulisel teemal ja see väga kõnetas mind ja siis hiljem tegi altarikutse ja siis ta tegigi, et ütles, tal on üks nagu väga konkreetne kõnetus veel, üks kutse ja ta ütleski seda, et kui sa tunned oma elus, et sul on nagu väga tugev Jumala kutse, aga mingil põhjusel sa ei ole saanud seda nagu välja elada veel, et tule siia ette ja ta rääkis piiblikoolist ja rääkis seda, et ühesõnaga ta kutsus sinna ette ja kohe mu vaimu sees oli nagu ma lähen ette ja siis ma näen, kus inimesed seal on nagu tulge, mitte keegi ei tulnud. Mitte keegi, ma vaatan. Ja ma olen lihtsalt mul mitte keegi nagu, siis nagu, eestlased on ka paigal. ja siis nagu, tahaks minna, aga siis ma nägin, et 4 inimest läksid, 2 nendest oli Jaanika ja Andrei ja siis ma olin nagu, eestlased ka ja mina lähen rohkem. Ja siis ta ütles seda. Ja siis ma nagu mõtlesin, nad lähevad. Ja siis ta ütles, et kui tema läks piiblikooli, siis ta ei läinud selle teadmisega, et tal on kindel teadmine, et temast saab pastor. Vaid ta tahtis rohkem Jeesust. Ja siis ma olin nagu, mina ka. Ja siis ma tõusin püsti ja siis ma läksin. Ja niipea, kui ma sinna ette nagu läksin, ma tundsin, kuidas vaimu sees oli nii üdini õnnelik ja see oli nii võimas ja ma lihtsalt kogesin nagu pühat vaimu ja siis ma tunnen, kuidas inimesi tuleb veel juurde ja keegi hakkab seal vasakul pool kuskil nagu naerma siukse tumisema häälega ja mõtlesin, et see on ka püha vaim ja see oli nagu nii äge ja nii püha ja ma tundsin lihtsalt, et kui ta rääkis, et ütleme nagu jah Jumalale, anname kõik talle ja me tahame teha tema tahet ja ma lihtsalt tundsin, kui võimas, kui oluline hetk ja kui rõõmus oli püha vaimu sees. Ja samas mul nii nagu hindan ka, et kuigi mul oli suur tahe kohe sinna minna, siis nagu mul oli see valik, mu sees oli see valik, aga mul nii hea meel, et ma läksin ja see oli nagu nii võimas, üks hetk, mis kukkusin ka ja õnneks üks meesterahvas püüdis kinni ja see oli nagu nii eriline ja pärast siis läksime ja ma teadsin enda sees see hetk, mul ei olnud nagu, minul olid plaanid tehtud. Ma lähen magistrisse, ma lähen tööle, mul olid kõik plaanid tehtud. Kõik oli paigas, mul oli graafik tehtud, mul oli graafik kirjas. Ja siis üks nädalavahetus ja
ja sellest piisas üks päev ma astun sinna sisse ja Jumal on ja sellest piisas, et Jumal nägi, et ma tahan nagu, ma ütlen jah talle ja siis mul oli nii konkreetne, et ma teadsin oma vaimus, ma teadsin enda sees, et vähemalt 1 aasta ma nagu lähen piiblikooli. Mul ei olnud sellist tunnetust, et ma pean kindlasti sinna minema, aga ma teadsin, et 1 aasta ma tahan anda, et see on see, kuhu Jumal kutsub mind. Ja see oli nii võimas ja siis pärast kutsus meid sinna kõrvalsaali ja tutvustati piiblikooli ja see oli võimas kogemus. Jah, vägev. Angela, äkki saaksid palvetada ka inimeste eest, kellel ei ole seda röömu või midagi nagu takistab või midagi nagu aheldab, et äkki võiksid palvetada. Et palvetame rõõmu. Palvetame rõõmu pärast ja vabaduse pärast. Palvetame rõõmu ja armastust. Halleluuja, tänu sulle, Jeesus. Ja Jeesus, me lihtsalt tuleme sinu ette praegu ja me täname, et sina oled hea isa. Sina oled täiuslik isa. Ja ma lihtsalt tänan, et just praegu sa puudutad inimesi. Sa liigud, sinu püha vaim liigub ja ma tänan, isa, et sa tahad liikuda. See on nii suur soov ja sa lihtsalt tuled ja sa muudad meie elusid. Isa, ma lihtsalt kuulutan, et kõik müürid langeksid, kogu meie mõtlemine lihtsalt, me oleksime nagu puhtad lehed oma mõtlemiselt, me lihtsalt anname kõik sulle ja me tuleme su ette nii, nagu me oleme ja me lihtsalt avame kõik, Jumal, tule ja lihtsalt liigu, isa, igat inimest, kes praegu kuulab, lihtsalt puuduta neid eriliselt, isa. Palun sinu armastus lihtsalt voolaks nende sisse, isa. Ma lihtsalt palun, isa, et sinu armastus lihtsalt tuleks ja koputaks ja raputaks nende vaimu ja nende südant, isa. Et nad avaksid oma silmad ja nad näeksid, et sina armastad neid nii väga. Ja see on lihtsalt hoomamatu armastus, isa. Ja ma tänan, et kohe tuleb rööm ja kõik tuleb, isa. Sinu rööm tuleb. Sa oled kutsunud meid käima röömus, isa. Ja julguses ja vabaduses, isa. Ja ma tänan, et sinu armastus muudab meid. Sinu armastus on loonud meid. Isa, ma tänan, et sa tuled ja muudad ja lihtsalt rööm tuleb ja isa, ma tänan, me oleme sinu lapsed. Me võime usaldada sind ja lihtsalt nautida sinu ligiolu, nautida sinu armastust, nautida sinu lähedust, isa. Tänu Jeesus, halleluuja, halleluja. Hurra parala sharala karala tata. Hosarala karala terla. Halleluja, tänu sulle Jeesus rõõmu eest, vabaduse eest. Halleluja, halleluja. Halleluja, täida oma vaimuga Jeesus, täida oma vaimuga kõik astjad, kallis Jeesus, värske õliga, värskendusega Jeesuse nimel. Halleluja ja oma rahuga, tänu sulle Jeesus. Saame tõesti panna oma pead oma isa rinnanajale ja lihtsalt puhata isa ligiolus ja tema armastuse sees. Me teame, isi, sa armastad meid ja sa vaatad meie peale armastusega. Tänu sulle Jeesus. Halleluja, tänu sulle vala oma õnnistusega, üle oma armastuse õnnistusega. Kuna sina oled armastus, sina oled rööm. Halleluja. Tänu sulle, kallis Jeesus. Ja seal, kus on püha vaim, seal on vabadus. Tänu sulle Jeesus. Amen, amen, amen. Jah, suur aitäh, kallid vaatajad, kuulajad. See oli tõesti imeline jagada meie reisist, meie kogemustest ja sellest, mida Jeesus teeb, mida püha vaim teeb, aga püha vaim on igal pool, ta ei ole mingis kohas kinni või pea kuskile minema, ta on sinu kodus, ta on sinu, kus iganes sa oled, sa avad oma südame isale ja ta tuleb sinu sisse, tuleb sinu koju ja täidab ka rõõmu ja rahuga. Et see on see, mida Jeesus teeb ja see on see, mida püha vaim teeb ja elu issandas, rõõm issandas on meie vägevus, see on meie tugevus. Et kui me rõõmustame Jeesuses, kui me rõõmustame issandas, see on meie vägevus, see on meie tugevus. Ja hoiame sellest kinni, kui me saame selle kätte, hoiame sellest kinni, kuna siis vaenlane põgeneb ja pimedus põgeneb, kuna see on tegelikult väga suur relv. Aga jah, kallid, me oleme vaikselt lõpetamas, aga ma panen ühe ülistuslaulu veel käima aga meie oleme siin tõesti lõpetamas ja armastame kõiki ja kõiki vaatajaid, kõiki kuulajaid, et loodame, et te saite ka osa
issanda armastusest ja oleme avatud Jeesusele ja sellele, mida tema tahab teha meie eludes. Ja nii ma panen käima nagu ülistuslaulu, see on Upper Room. See on Upper Room. Nii, nüüd see peaks tulema ekraanile ka. Läbi on, et peab minema nüüd on nagu. We're gonna worship Jesus. Come on, who's ready to worship Jesus in this place? Oh, we adore you, Lord. Let's just begin to lift up every hand, every voice. Oh, Jesus, we want to see you high and lifted up. Let the train of your robe fill this place. The one who created everything. You made everything and you hold it all together. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Oh, we love you, Lord. At the conception of the earth, the genesis of everything, when light brought day and night gave rest, at your word creation formed, the praise of all the earth was born. You said it was good, you called it blessed. Every nuance is a form of art, pointing back to who you are. Distinguished, set apart. Come on, sing it out. And you made everything, and everything you made recognizes your worthiness. Yes, you made everything, and everything you made recognizes your worthiness. Oh, oh, Jesus. Oh. And the seasons change on purpose. They groan and giving worship. All the earth belongs to you, Lord. Yes. And the clouds, they come together, giving praise with light and thunder. We're all made to give you glory. Now everything cries glory. Oh, here we are. Now everything cries glory, glory, glory. Now everything cries glory. All creation sings to you. Now